tulemast Eesti kiirendusspordi meistrivõistluste YouTube'i kanalile. Mina olen siis külla tulnud Riivo Sinijärvele, kes on siis OL1 klassi sõitja, Eesti kiirendusspordi alakomitee juht ja siis ka rekordsõitja nii Eestis kui ka Maltal ja Soomes ja kus sa kõik käinud oled? No ütleme ikkagi Eestis olen sõitnud praegu Eesti rekordi ja isikliku rekordi olen sõitnud Soomes. Et jah, Maltal oli ka samuti isiklik rekord, mille ma sõitsin üle siis Soomes. Kuidas suhtutakse sellesse, et meil on Baltikumis siis ainus korralik rada, kus reaalselt kiiresti sõita saab? No selles mõttes oleme selle nimel ka kõvasti vaeva näinud, et eks meil on võib-olla siuke parem seis ka, et meile ikkagi Kaitseliit võimaldab neid võistlusi seal läbi viia ja siis ka rajab arendusi, et teistes riikides paraku on nii läinud, et kas need vanad lennuväljad on nii käest ära läinud, et seal ei kannata enam sõita või siis nad on sõjaväe kasutuses ja siis on tõesti tänase seisuga parim rada Haapsalus Kiltsil. Mis on su järgmine suur eesmärk? No ütleme, võidusõitja eesmärk on ikka aina kiiremini sõita, et nagu siin taustal näha on, et me oleme täna ikkagi suhteliselt hooaja alguses juba, aga auto on veel laiali läheb ikka enamasti selle jaoks, et veelgi kiirem olla ja loodame siis, et see õnnestub, et võin nii palju juba öelda et mootoritükid on just jõudnud Eestisse ja hakkab nii-öelda viimane kokkupanemine ja komplekteerimine ja loodetavasti siin lähinädalatel saab juba autot käivitada. Äkki sa räägid sellest autost natuke täpsemalt, et ta näeb päris ebatavaline välja, ütleme nii. No selles mõttes, eks ebatavaline et tavaauto mõistes siin ei olegi midagi tavalist, aga võidusõiduauto puhul kasutataksegi sellist toruraami, mõtleme siis, konkreetne auto on siis vana Pro Mode klassi sõitmiseks ehitatud ja siis toruraamil on pandud nii-öelda siluetiks Chrysler 300C 57. aasta kuju. Et ega see ongi nagu maitse küsimus, kellele mis meeldib ja selles mõttes ta on eriline, et neid sellise kujuga autosid ei ole, kui näiteks on mingid Camarot ja Mustangit on üle maailma nagu väga palju, siis selle kuju on eriline, et selle üle oleme uhked, muidugi on siin ka miinuseid, et me räägime voolujoonelisusest, siis kindlasti tänapäeva autokuju on kindlasti tuuletakistuse mõistes parem, aga sõidame sellega, mis on ja oleme hästi rahul, et kindlasti on fänne, kellele meeldib selline stiil. Mu järgmine küsimus oleks, et millise vea sa oled siis teinud, millest kõige rohkem oled õppinud, näiteks siis kiirendusspordis just? Ütleme, meil on, kui nagu sõitu võtta, siis sõit on suhteliselt lühikene ja nagu aega vigasid teha üldse ei ole. Kui sa sõidu jooksul teed mingisuguse vea, siis tavaliselt maksab see juba niimoodi kätte, et sa tagasi ei sõida. Tavaliselt see lõpeb kas siis kehva ajaga, kaotusega, aga tihti on ka nii, et sa tunned roolis, et sa vahetasid käigu liiga hilja ära, liiga vara ära, tegid mingisuguse lolluse, mille pärast nagu mõtled, et tiimi ees on nagu piinlik ja kui me hakkame logi vaatama, siis tegelikult see nagu väga palju ei mõjutanud, et see tundus roolis adrenaliini täis olles oluliselt dramaatilisem, sest nagu aja arvamine siin roolis on ka natukene teine, et sa oled oluliselt keskendunum ja siis see aeg justkui hakkab aeglasemalt käima ja siis need apsud tunduvad ka oluliselt suuremad, et näiteks käiguvahetuse puhul ongi, vahetasin liiga vara, vahetasin liiga hilja
ja siis loogist vaatad, et see tegelikult oli murdsekund osa, et mitte midagi draamat ei olnud. Aga siis, mis on näiteks kõige raskem osa kiirendusspordis? No eks see vast ettevalmistushooajaks olegi, et põhitöö tehakse ju tegelikult garaažis ja see ongi, et ennast kokku võtta, et tegelikult õige on juba sügisel auto lahti võtta, üle vaadata, kõik asjad tellida. Paraku inimene on laisk ja seda kipuvad asjad viimasel hetkel juhtuma ja siis uuesti kokku panna ja siis on nagu meelest läinud ka asjad juba, kui on pool aastat juba nagu ei ole autot teinud ja eks see vast on nagu kõige raskem ja loomulikult ka see, et üldse nagu kogu see asi toimimas hoida, et siin leida finantsid selle jaoks, leida inimesed, kes seda kõike teevad, sest paraku meil on nagu see seis selline, et kõik teevad ju vabatahtlikult ilma tasu saamata seda ja siuksed fanatismi najal, eks ole, et eks see on nagu kõige raskem pool ja kõik, no ja siis tipp ongi nagu see siis mingi rekord või võit on ju, mis kulmineerubki siis selle suure tiimi ja töö ja kõige panusega on ju, et see on nagu hea tunne, kui lõpuks see võit ära tuleb ja terve tiim saab rahul olla. Aga mu järgmine isegi teema, mitte küsimus, oleks sinu rekordsõidud, et äkki sa räägid siis nendest natuke täpsemalt? Sõita mul on päris palju aastaid olnud. Eks kogu aeg on nagu üritatud võimaluste piires, aga eks seda oma parimat aega olen ikka üritanud. Seda on nagu mainitud nagu päris palju, et seal riigis sa sõitsid rekordi, seal raja peal sõitsid rekordi, seal on su isiklik rekord, on ju. Et ma nagu võib-olla tähtsustakski võib-olla jah, sükest Eesti rekordit, et see on nagu süke ikkagi kõva tulemus, mis on, et igasugused nii-öelda muud asjad ei ole nii ägedad. Ma saan öelda, et võimalik, et täna siiamaani minu nimel on mingi Valgevene rekord või kiirem aeg, mis seal sõidetud on või mingisugused Krimmi saare peal on ju sõidetud aeg, kus ma olen nagu käinud. Et neid on, aga jah, ma arvan, et tähtsaks pidada seda, et oma kiirem aeg, ehk siis mis mul täna on 6.80 on ju sekundit ja lõpukiirus seal 320 lõpupoole 330 kanti. Ja siis muidugi see kõva tööga saavutatud Eesti rekord, et seal ei saa ma nagu ainult enda tiimi ja autole selle nii-öelda töö panna, vaid oluline töö eelnes ka rajaga. Et sinna on ka nagu meeletu suur panus pandud, hästi paljud inimesed on rahaliselt sinna panustanud, ettevõtted ja siis loomulikult see meeletu töö, mis mitme aasta vältel käis Kiltsil ja see rada on täna ikkagi oluliselt siledam, seal on oluliselt vähem auke, põhimõtteliselt auke võib öelda, et ei ole, need vuugid ja kõik on parandatud, et me saame aina kiiremini ja turvalisemalt sõita, et üks asi nagu kiirus, siis teine pool on, mis tähtis on turvalisus ja nende parandustööga kindlasti turvalisust on juurde tulnud ja ma usun, et ka sellel hooajal näeme me minu sõidetud rekordi ülesõitmist, kas see tuleb nüüd minu poolt või kellegi teise poolt, siis me seda näeme, aga ma olen nagu täiesti kindel, et see üle sõidetakse, et see sinna paika ei jää ja see on nagu tegelikult see eesmärk
kuhu me lähme, on ju, et ei saa olla niimoodi, et sa oled üksi tipus ja oled rahul. Ei, ma ei ole rahul, mulle meeldib konkurents ja see viib edasi ja äge on, et ma tunnen, kuidas kuklasse hingatakse ja selles mõttes see on äge. Selle jutu põhjal ma küsiks su käest just, et mis su kõige meeldejäävam sõit on olnud läbi aegade? Jah, see on hea küsimus selles mõttes, et eks see natukene oleneb kontekstist, et loomulikult see 6 sekundit Eestis, ma olin nagu ülirahul selle sõiduga, sest et see, nagu ma ütlesin, hästi suur töö eelnes, nagu väga paljude inimeste panus oli seal sees, aga juhtus ka niimoodi, et seesama auto on sõitnud Eestis siis esimese 7 sekundi aja, kui ka siis nüüd 6 sekundi aja, et 20 aastat tagasi ju täpselt sõitis selle auto siis esimene omanik Seppo Saavola, kes kahjuks siin just lähinädalatel meie seast lahkus, 7,8 sekundit ja vist oli 7,8 sekundit ja nüüd õnnestus siis 6 sekundit sõita, et see on nagu kõva tulemus, et no vast panekski selle sõidu, et kuna nagu nii palju inimesi oli selle taga, et see on nagu eriline. Aga äkki sa räägiks siis rohkem ka oma tiimist, et mis ülesanded need on, mis nad täidavad? No meil on väga suur tiim, selles mõttes, et kui me kohale tuleme, siis meid on ikkagi enamasti seal 10 ja pluss inimest. Lisaks siis igast pereliikmed, kes käivad, on ju. Aga siuke põhipunt on, kes meil autot ehitab, on jah, ja siis ka meil on tiimibuss, aga siis sellega tuleb tegeleda. Et see punt on jah, siuke 10 pluss inimest ja noh, siis ülesanded ongi jaotatud, et kes mida teeb, et need, noh, mis nad jaotatud, need on välja kujunenud pigem. Et igalühel on omad tugevamad küljed, kes ennast paremini tunneb, et ei oleks nagu siukest vastumeelset tööd, on ju, et nagu meie pluss on nagu see, et meil ei jää sõitmata, kui meil kedagi nagu see võistlus ei ole, et noh, ikka on mingi enda asju teha, on ju. Et siis me oleme ikkagi stardis ja saame kõik valutult tehtud, on ju. Et see on nagu siukse suure pundi pluss. Aga räägi mulle sina kui Eesti kiirendusspordi siis alakomitee juht, eks ole. Kuidas siis on? Et kuidas siis see hooaeg välja näeb? No selles mõttes, et ma näen, et me oleme nagu siukses tõusulaines praegu, et meie sõitjate arv on nagu väga kõrge olnud, noh, ütleme siis tõusuteel. Ma näen, et meil ehitatakse aina rohkem kiireid ägedaid autosid, noh, ehitatakse, ostetakse. Et ma näen, et on tsiklimehed on aktiivsed, et ühesõnaga, et nagu siukse põleva silmaga rahvast on nagu päris palju, kes omas klassis ongi nagu nii-öelda võitluses ja seda võistlust nagu ägedamaks sõitmas, et ma usun, et me oleme nagu täna päris äge sari ja lisaks siis kõigele, siis see aasta me püüame nagu siis korralduslikku poolt veel nagu latti oluliselt tõsta, ehk siis meil vähemalt Haapsalu etappidel on kõikidel korralikud tribüünid, et me saame korralikud istmetega tribüünid raja äärde. Me oleme mõelnud nagu rohkem turvalisuse peale, et meil tuleb mingis osas betoonplokid, siis kõige tähtsam just ükskõik mis alal on ikkagi publik,
on nagu väga kurb sõita tühjal rajal, kui sul kaasaelajaid ei ole. Et me tegeleme tõsiselt nagu sellega, et publikut raja äärde saada. Seetõttu me oleme siis kõik Haapsalu etapid viinud festivali formaati, kus siis meil iga laupäeva õhtul lisaks ägedale show'le rajal, mis päeval siis toimub, on õhtul siis nii-öelda korralik aftekas, on siis siuksed A-kategooria bändid esinema kutsutud, ehk siis esimesel Haapsalu etapil meil on Traffic, siis on teisel on Olli, kolmandal Haapsalu võistlusel on Tanel Padar ja viimane finaalides on Kaater ja Mari-Liis. et loodame, et see on nagu kõigile, et minu üleskutse oleks nagu, et me oleks nagu üliõnnelikud, kui saaks süsteemi, et iga eestlane käiks meie võistlustelt läbi ja siis selleks oleks nagu ikka aastakümneteks nii-öelda publiku vajadust tagatud, et kes ei ole käinud, tulge kindlasti vaatama võistlust ja ütleme, kui võistlus nagu ei ole nagu siiamaani paelnud, siis äkki see inimene tuleb bändi pärast ja vaatab ka võistlust ja saab pisiku endale sealt külge, et see on nagu suures plaanis see mõte, et jah, muidu on nagu uut rahvast väga keeruline kutsuda. Loomulikult siis võistluste jooksul meil toimub ka muid asju, et meil ongi nagu eraldi festivali ala, eks me paneme selle kavad ja asjad paika, lisategevust on päeva jooksul, ei pea ainult raja ääres istuma, saab vahepeal tegeleda mingi muu asjaga ja siis jälle tribüünile nii-öelda põhiasja vaatama tulla. Ja noh, lisaks siis, kuna on nagu Festari formaat, siis loomulikult oleme väga ootamas igasugused kämperi inimesi, et meil on eraldi ala loodud, kus siis saab oma matkaauto haagis ära parkida ja kogu mitme päeva jooksul siis nautida seda nädalavahetust. Ja on ka tehtud telklaala, kus siis kõik saavad oma telgi ka ülesse panna, et saab mitu päeva koha peal olla ja olla selle ürituse sees. Aga ma küsiks su käest siis viimase küsimuse ja see oleks see, et mida sa ütleksid või mis nõu sa annaksid siis kiirendusspordiga alustavale inimesele? No selles mõttes, et mul on isegi huvitav asi, et mitte nähtavasti, vaid ongi see aasta ma olen ka ühe alguse juures ka hästi tugevalt, sest mu oma tütar tuleb sõitma junior dragstriga ja me teeme neid esimesi samme, et ma näen nagu väga, väga hästi seda kõike pealt kohe, aga ma näen nagu, kuidas temal silm särab, kuidas ta tahab juba proovida, kuidas teha, et see ongi selles mõttes tuleb tulla ja noh, kui sul täna juba on auto olemas, ükskõik mis see ka ei oleks, et kõik võimalused on loodud selle jaoks, et tulla ja sõitma, et sa ei pea mingisuguseid eritingimusi täitma, et võta kiiver kaasa, võta sõbrad kaasa ja sa oledki nagu rajal, et kõik inimesed on valmis aitama, kui sa tahad enne uurida, kõik kontaktid on Autospordiliidu lehel olemas, kõik on rõõmsalt kohe abistamas, et rajale tulla, tuua uus inimene, et ükskõik mis autoga, noh, seal on, ütleme, tänavaautodel on ju, noh, põhimõtteliselt peab autorist korras olema, ta ei tohi lekkida ja kõik siuksed asjad, aga hästi lihtne on alustada ja siis sa näed ära juba, kas see on sinu ala, kas see on sinu punt, noh, ütleme, ma olen nagu suht veendunud, et kui sa ühe korra ära käid, sa vaatad seda ala hoopis teise pilguga, et sa saad aru, mis on see võistlusmoment seal foori taga, et isegi saab suhteliselt
mitte kiire autoga. Esimeseks sellist autot ei ole veel vaja. jah, et saab suhteliselt ägedaks endale selle teha, sest et on erinevad klassid, kus tehakse autot, stardivad erineval ajal, et ei ole isegi vahet, et üks on kiirem kui teine, see on nagu osavus ja reaktsioon tuleb mängu. Et ootame kõiki ja loodame, et meil ikkagi see pealekasv jätkub ja siis nii-öelda need inimesed, kes liiguvad siis kiirematesse klassidesse, sinna tuleb kohe asendus uute värskete näol, et ootame kõiki noori, vanu, naisi, mehi, selles mõttes, et kõik on oodatud, lapsi. Aga aitäh sulle ja meie siis näeme juba järgmises videos või siis Haapsalus raja peal. Raja peal, jah.